No tere jälle kõigile. Täna 5. august. Puhkus on peaaegu läbi ja mõtlesin, et teen ikka ühe käigu veel tuttavale jõele, aga mitte oma põhikohta, vaid ülesvoolu, mida ma kutsun nii-öelda oma esimeseks forellilõiguks. Siin on lootust forelli rohkem saada kui põhikohas. Ja siit hakkan nüüd allavoolu liikuma kuni siis põhikohani välja arvatavasti. Oleneb, kuidas veetase on. Täna on jälle tavalised saapad jalas. Ja vahepeal on siin üks selline koht, kus on ka võimalus siis räimega katsetada haugipüüki. Selline vaiksem koht, kus saab maha istuda ja rahulikult oodata. Aga seda näete juba hiljem videos. Paaris videos olen varem seal käinud ka. Aga okei, mis siin pikalt lobiseda. Täna on ilm natuke jahedam. Kannatab pikemalt vantsida. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii, fish on, nagu ütleb Estonia tervitustega. Sellised hiiglased on meil siin siis. Vaatame, kas saame selle niisama ka lahti lasta, või tuleb kinnas ära võtta ja käsi märjaks. See võttis selle nii sisse, et oi. Väike, aga ahne. Nii, läheb tagasi. Kas sa saad? No nii, esimene forell ka siis see aasta. Üüratu monstrum. No nii, jõudsin nüüd oma siis kohale, kuhu ma tahtsin tulla. Siin vasakul saab forelli proovida ja siin on siis vaiksem sopp, kuhu ma viskaks selle räimeõnge sisse. Vaatame, kas siit sopist neelitab haugi välja. Siit landiga olen saanud ja märtsis oli siin kalda ääres ilus suur surnud haug. Nii et siin sopis ta ikka pesitseb. Aga okei, paneme varustuse valmis ja vaatame, mis saama hakkab. Nii, räim ootab haugi. Panin igaks juhuks kellukese ka külge, et kui ise natuke eemal olen, siis vähemalt kuuleb, kui midagi toimuma hakkab, kui kogu aeg kork ei jälgi. Näis, kas haug siin nuusutab räime või mitte, aga prooviks siis ise siit nüüd forelli saada. Siin on ka vesi kõvasti madalamaks jäänud ikka need. Kärbsed on jube palju. Tunne, et siin vist tuleb panna hoopis ujuv lant, et see raskem pöör läheb praegu põhja kohe. Ja võttis haug. Oba! Olemas. Täitsa olemas. Hops! No, niisugune väiksem. Aga võttis. Tähendab, ops, see läks ära ka. Nii, aga räim toimib siis. Läheb kohe uus otsa ja tagasi. Selge. Nii et mu kõhutunne ütles õigesti, et siin võib räimega suurema tõenäosusega haugi saada kui põhikohas. Siin on vaiksem koht ka, voolu ei ole. Seisab rahulikult paigal. Okei, paneme uue räime. Ja kala otsas. Vist haug, ma arvan. Või siis suurem forell. Oi. Ja tuli ära. Oh, kurja küll, ilus kala oli. No näed siis. Nüüd jääbki teadmata, kes see oli. Tegin landi vahetuse ja kohe tuli ka. Ja uuesti.
kes see nüüd on siis? Ahven. Ei ole, mis asi see on? Ahven jah. Vaata ka vaata. Ei ole täna küll sumpa kaasas, aga selline siis landiga esimene aasta. Eile ma virisesin, et landiga ei tule ja aga tuli küll. Nii, nüüd tuleb midagi välja mõelda, kas ma panen ta kuidagi kotiga vette või lasen kohe lahti. Äkki tuleb siit veel täna. Natuke mõtleme. Hakka või enda põhikohta vahetama ja koli siia ümber. Aga rohkem raime hauge ei taha. Kogu aeg peab käima kohendamas seda seal. Ikka hulbib kaldasse rohu sisse. Nii, nüüd vahepeal jälle täielik vaikus. Siin oli siis üks üksik ahven ja mis iganes see veel vahepeal võttis. Hea meelega põrutaks selle räime sinna taha soppi, aga ma kardan, et siis ma seda enam kätte sealt ei saa. Rohtu on nii palju vahepeal, et ops, ja võttis midagi suuremat. Haug. Saadan. Miks sa nüüd pidid tulema siis jälle? Noh, mine ära nüüd. Oh, see nii sisse söönud selle jälle, et nii, nüüd tuleb hakata päästma seda. Kas sa saad? Opsti. Nii, selline haug siis. Okei, ma hakkan nüüd näpitsatega lanti eemaldama sellel. Vot nii on lood. Nii, lant oli korralikult sees, aga läheb tagasi. Nii, kasva ja tule järgmine aasta või 2 aasta pärast tagasi. Okei, jätkame. Midagi siis ikka liigub, aga midagi mitte sellist, mida koju viia. Mis siis täna on nähtud siis? 2 haugi, 1 ahven, 1 forell. Kärab küll. Jätkame. Nii, tundub, et siin on vaikseks jäänud, kas sellepärast, et päike paistab nüüd sopi peale, et haugi enam siin ei ole, seal vist on suht madal vesi. Peaks ikka proovima sinna taha visata selle räimeõnge. Aga mul on tunne küll, et ma pean oma põhikoha vist vahetama siia ära. Et viimased nüüd, mis käigud veel see aasta teha, siis tuleks siia. Siin saab põhimõtteliselt põhjakaga ka püüda, nii et noh, võta nüüd. Üks ilus forell võiks ka veel tulla. Täna siis 3 liiki kala saanud kohe. Põrutasin nüüd selle räime sinna päris taha, aga ta läheb ikka voolu sisse, et selle varsti viab seal viltu, aga äkki jääb kuskile keerutama ja meelitab mõne haugi sealt välja. Vaatame. Katsetama ju peab. Okei, ma vaatan, mis lanti nüüd panna otsa ja siis saab veel paar tundi siin püüda. Ops, ja kalasas. Väike haug jälle passis siin samas rohu sees. Ja jälle selline ilus pliiats. Kui keegi kärpsed ka ära ajaksid, siis oleks päris lahe.
nii, kohe laseme su vabaks, teeme jälle rahvale pilti ka, kiusame natuke kala. ja klõps ja läheb tagasi. Kasva. nii, kala on. täna on kohe hea päev, peaks ütlema, koju vist ei saa midagi viia, aga vähemalt action'it on. Ops, võitis ära. Lahe. Jälle väike aug. No vot, sellised poisid meil siin siis. Noh, mine ära. Okei, kiusame natuke, teeme pildi ka. Ilusa roosa landi otsas. Noh, ole väigal. Okei. Tore. Kohe, kus on meetrised. Ups, tuli ära. Ja mine tagasi. Nii. Paluks nüüd üks suur haug ka. Nii. Jälle mingi väike külaline. Panin teise pöörleva otsa ja tuli väike ahven. Aga sellega võiks proovida hoopis haugi, ma arvan, vahelduseks. See on täpselt sellise suurusega, et haug kindlasti seda tahab. Proovime. Noh, panin kogemata kaamera kinni. Uus võtt jälle ja ahven. Aga see on selline väike, panen ta vist küll siia lõksu otsa ja pärast vaatab, kas laseme lahti või mitte. Noh, lase lahti. Selline pampal siis. Okei, jätkame. Meil on haug otsast. Veab ilusti. Aga vist väike tundub olema. Keskmine, ütleme siis nii. Tuli ära või? Jah, tähendab, ta ei olnud siis ahvenat korralikult sissegi võtnud, vaidis kuskilt lihtsalt kinni, oleks pidanud lahtsma rohkem süüa. Kus ta siis kinni veidis, et selles saandki aru. Jama. Aga läheb tagasi ja siis seal tagapool ikka midagi tegutseb. Ja ups. No võt. Ja sealt tuleb nüüd 4-kilone vähemalt. Väga huvitavalt võttis igastahes. No nii, hakkame tänaseks lõpetama. Vaja täna veel linna tagasi sõita ja aitab küll. Lõppkokkuvõttes võib öelda siis, et päris põnev päev oli. 3 eri liiki kala sai käega katsutud. Väike forell, 3-4 ahvenat oli, peast enam ei mäletagi. 3 haugi vist ka.
ja koju küll ei saa midagi viia, aga koht on siis paljulubav ja vahelduseks põhikohta vahetama vist. Homme hommikul linnas lähen käin poes, ostan portsu usse ja siis nädala lõpuni veel saab kalal käia, kui vähegi võimalust on, ja tulen proovin siin äkki põhjakaga ka hommikul vara kohe. See viimane keskmine ahven on veel seal elussööda õnge otsas, täitsa siputab, aga paistab, et haub läks vist puhkama. Ei tahtnud enam ei räime ega elussööta. Vot sellised lood siis, aga selge. Ma tõmban nüüd otsad kokku. Sulle aitäh vaatamast. Nagu ikka, like ja subscribe või pöial alla. Tule ikka tagasi ja näeme järgmine kord. Tšau!